Esimene töö, mis ette võtta tuli, oli terrassi eemaldamine, kuna see on majaga ühenduses ja oli vaja ligi pääseda kogu vundamendile. Tähelepanu, muru sureb nädalaga selle koorma all ära. No ja teise nädalaga kasvab jälle tagasi. Järgmisena labidas kätte ja vundamenti lahti kaevama. Tegemist on plaatvundamendiga ja see ei ole sügaval maa sees. Nüüd saab eemaldada vundamendi plaadid. Teeme vundamendi laiemaks. Vastasel juhul jääks see seinaga tasa või hoopis kitsam, aga seda ma ei taha. Enne soojustusmaterjali karkass. Vot nüüd on see koht, kus oma jõududega enam hakkama ei saa. Tuli teenus sisse tellida. Käisid nii Villa kui Vahu vennad, jumal ägedad vennad. Tööd rabavad nagu loomad ja mis peamine, nad jätavad territooriumi ilusti puhtaks. See, mis seintelt maha kukkus, kasutati ära katusel. Tubli töövennad. Et siis vundamendile purvaht, seintele märg puistevill, katusele lihtsalt puistevill. Tuuletõkke. Seekord kangas. Mu mõistus ütles, et selle paigaldamine ei saa olla biokeemia. Ei olnudki, aga tugeva tuulega on seda üksi ropp teha. Varu aega ja eksimisvõimalust. Tunnistan, et helistasin isegi sõbrale küsimusega, et kumba kuradi pidi see seina käib. No äkki on seal mingi vahe? Korralik lambripüstol oli seekord imeliseks abiks. Aitäh, Kaupo, aitäh, Makserv. Vahepeal panin tagasi terrassi, et saaks normaalselt liikuda, mitte ei murraks jalaluid. See juba enam järgmisi töid ei sega. Tuuletõkkele läheb peale distantsliist, selle peale voodrilaud, katusele panen bituumen sindli, aga nende töödega ma veel alustanud ei ole. Tuleb puhkus ära oodata. Püsi lainel.